Aga nüüd vahetame teemat. Eel- ja e-valimised on lõppenud. Neil osales ühtekokku 236 386 inimest. Elektrooniliselt andis oma hääle 104 415 valijat, mis on kõigi aegade rekord. Valimisaktiivsus on ligemale 22%. Emori analüütiku Aivar Voogi arvates lubab selline aktiivsus loota valimisaktiivsust lõpuks kuni 58%. Võrdluseks eelmistel kohalikel valimistel oli osalusprotsent ainult 47%. Elektroonilise hääletamise kasuks otsustas ka Makedoonias visiidil viiviv president Toomas Hendrik Ilves. President Ilves valis täna oma kodukoha Abja volikogu Eesti aukonsulaadis Skopjas. Sealsetele ajakirjanikele e-hääletamist tutvustanud president Ilves rõhutas, et kodukohast eemal viibivale inimesel on e-valimine parim võimalus turvaliseks hääletamiseks. Eesti tiigrihüppe vähemalt selles valdkonnas toimib ning võimalust hääletada nii-öelda toolilt tõusmata kasutas iga 10. valija. Aga mugav võimalus on analüütiku hinnangul vaid üks valimisaktiivsuse põhjus. Kogu see meie majanduspoliitiline situatsioon on tegelikult aktiviseerinud inimesi, et see situatsioon võib-olla ei ole nii hea, kui inimesed tahaksid, et see oleks. Ja see väljendab ka selles, et inimesed on aktiivsemad. Väga usinalt kasutati ka eelhääletuse võimalusi valimisjaoskondades. Kaameratest piiratuna laskis täna oma sedeli kasti nii sotside liider Jüri Pihl, kes käis valimas Tallinna Reaalkoolis, kui ka Keskerakonna esimees Edgar Savisaar, kes täitis oma kodanikukohust Lasnamäe linnaosavalitsuses. Savisaar ütles, et on ka varem käinud just eelvalimistel ning ei tahtnud ka seekord tähtsat asja viimasele päevale jätta. Pihlil aga varasem kogemus puudub. Ma olen tavaliselt käinud ikka pühapäeviti, õigel päeval. Aga seekord on ju niisugune aktiivsus ja see hakkas mulle ka külge ja ma tulin ka varem. See on väga kiiduväärne, et eelvalimistest nii palju osavõtjaid on, aga ma usun küll jätkub ka pühapäevale neid valijaid. Et need, kes veel hääletanud pole pühapäeval valimiskastide juurde, tõttavad lootis ka Jüri Pihl. Kui tõesti eelhääletajaid tuleb ligikaudu 20% kogu valijaskonnas, siis see potentsiaalne aktiivsus võiks olla kuskil 57-58 isegi protsenti. Valija on olnud aktiivne, vaatamata isegi esmaspäevasest väga halvast ilmast ja praegune valimisaktiivsus on eelhääletamisel ja e-hääletamisel olnud ju väga hea, mis ei tähenda seda, et valimispäeval ei peaks välja tulema valija. Tulge ikka.